muidugi teatud mõttes ka filosofeerida ja selle nurga alt vaadata, et kas me oleme omakosu püüdmatud või ei ole, või meie eesmärk on saavutada omakosu püüdmatus, siis inimene on ikkagi oma heas mõttes hingeori või see õndsuse tunde ori, et ta tahab seda õnnetunnet. Et ta võtab selle kas narkotsist, alkoholist, mulle minu hankara valego maailmast, eks ju, kus on kõik on ajutine avansina selle välja, eks ju, vähemalt vahet elad homme pohmelle, eks ju, või süüme piinad või rahad otsas, et täna ma tahan selle õndsusse kätte saada, eks. Üks on see läbi keha ja meelte, selline pettemanööver selle 3 mõõtme kahesuse maailma karma tsükli õnne, need õnged, eks ju, kus me saame seda õnne, eks ju, kuna meil on kehalises kontseptsioonis, meil on vaja seda, eks ju. Või meil on see keha ka, et ikka läbi keha tahad ka ju head maitset ja kõik need näha ja kuulda ja kõike tunda, head lõhna ja kõik see meeled, eks ju. Aga kui ta on nagu enesekeskne, eks ju, ja kehaline, siis see, on pidevalt see pettumine. Siis ta on nagu ajutine, sa saad aru, hing nagu protesteerib tegelikult selle vastu. Ja selles mõttes me ei ole omakosu püüdmatud algses looduses, sest me oleme lahutamatu osake Jumalast ja Jumal on, eks ju, selline õndsuse, armastuse, igavene, dünaamiline avaldumine ja meie oleme selle lahutamatu osake, et me nagu tahame seda. Lihtsalt meil ongi see ainult 2 varianti, et kust me siis võtame seda, kas siis sellest samastades selle ajutise surmasünnitsükli asjadega või siis õpime nagu igavesi väärtusi ja näeme eeskujudest ja pühakutest, et ahaa, et saab olla õnnelik ka selles maailmas, isegi kui seal väliselt, võib-olla ei ole nii hästi asjad, võib-olla kehaliselt või suhteliselt või rahaliselt või, aga see õndsuse tunne nagu nende ennast teadvustanud hingede õndsuse tunne ei allu. Et tegelikult hing, hea uudis on see, et hing on kõrgemal siis mateeriast alati. Et mateeria on nagu kinnas, eks sa paned kinda kätte, eks käsi on sees, hing on sees, kinnas liigub, keha on ka nagu see janta või masin, eks sanskriti keeles. Ja nii me seisame siis selle, kuidas öelda, selle muinasjutu metsa piiri peal, kus on aare ja siis me kõik valime oma teed ja me oleme hästi eripärased. Igaüks valib oma tee. Keegi läheb kohe mäkke, ütleb entusiastlikult, lähme kõik mäkke, siis pärast alla mäkke on parem hoog. Mõni läheb kohe orgu, eks ütleb, ei, kohe va hoog sisse. Mõni läheb otsa, mõni läheb isegi paar sammu tagasi. Paned nagu segast natukene, aga tal on vaja võib-olla seda kogemust, eks, et seda reha printsiip, et saab nagu rehaga nagu, et siis ta nagu kindlamine saab edasi minna. Aga kõik hinged on nagu selles mõttes võrdsed, et nad tahavad tegelikult nagu õndsust. Nagu ma rääkisin, siis on erinevad kvaliteedid ja erinevad samastamised, kus sa seda õndsust saad. Õndsust sa saad võib-olla isegi niimoodi, et kõik panevad teemast mööda, ma olen nii lahe kutt, et kuidas seda aru ei saa, et see minu elukäsitlus on kõige parem. Ja saad sealt ka korra, nagu saad seda laksu kätte, sa tunned, et see on nagu parem, et rahvad on täitsa lollid, eks. Näiteks. Aga see ei ole väga kõrge pilotaas.